Neile, kes ei tea, on varesed palju targemad, kui me arvame. See olend suudab lugeda, kasutada erinevaid tööriistu ja lahendada probleeme, millega teised loomad hakkama ei saa. Lisaks on neil ka väga hea mälu. Nad suudavad teha plaane tulevikuks ning mõistavad ka, kuidas üks sündmus võib viia tulemuseni. Ja mis kõige hämmastavam, nad suudavad isegi ette aimata, mis võib juhtuda, enne kui see juhtub. Ja need on vaid mõned paljudest erakordsetest omadustest, mis varesedel on. Selles videos uurime veelgi põhjalikumat vareste erakordseid omadusi ja võimeid ning vastame ka küsimusele, kuidas nad seda teevad. Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole meeldimist panna. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Suur tänu ja nüüd alustame. Sa unustad. Viimastel aastatel on järjestikku ilmunud uuringuid, mis on paljastanud üllatavaid tõdesid nende nutikuse kohta. Mida rohkem teadlased neid uurivad, seda enam selgub, et paljud inimesed alahindavad üht maailma kõige targemat olendit. Tegelikult on mõned inimesed juba ammu märganud, et varesed on erakordselt targad. Ja see ei käi ainult nende tavaliste vareste kohta, keda me tunneme. Siia hulka kuulub terve lindude perekond, keda tuntakse vareslaste ehk korvitae nime all. Rongad, harakad, pasknäärid, künnivaresed, hakid ja paljud teised. Oku kuulub sellesse rühma umbes 130 liiki. Inimesed on seda märganud juba tuhandeid aastaid. Juba Vana-Kreeka ajal oli üks kuulus muinasjuttude kirjutaja nimega Eesopos. Ta elas umbes 600 aastat e-Kristur. Ja üks tema kuulsamaid lugusid räägib just varesest. Selle pealkiri on Vares ja kann. Jutus leidis janune vares anuma, milles oli vett, kuid anumas oli vett vaid natuke, nii et ta nokk ei ulatunud veeni. Ta proovis anumat liigutada, kuid ei suutnud seda lükata ega kallutada. Siis tuli tal üks mõte. Ukshaaval viskas vares väikesed kive anumasse. Kui kive järjest rohkem kogunes, tõusis vesi aegamööda ülespoole, kuni ta lõpuks ulatus selle juurde ja sai juua. Üle 2600 aasta on paljud pidanud seda lugu lihtsaks looks. Kuid 2009 aasta augustis otsustasid mõned teadlased proovida, kas päris vares suudab teha sama asja. Ja tulemusena tegid nad täpselt sama asja. Ühes ajakirjas Current Biology avaldatud uuringus näidati, et vankervaresed, kes on vareste lähedased sugulased, viskavad iseseisvalt kive veega anumasse, et veetase tõuseks ja nad saaksid toidu kätte. Aga eksperiment ei lõppenud sellega. Teadlased tahtsid ka teada saada, kui sarnased ja kui targad need linnud tegelikult on. Seega muutsid nad katsed keerulisemaks. Ühes katses asetati Uus-Kaledoonia vares ette 2 anumat. Mõlemas oli toit peal. Toidu kõrgus oli mõlemas anumas sama, kuid oli üks suur erinevus. Üks anum oli täidetud veega, teine aga liivaga. Kui see oleks lihtsalt kivide viskamine, siis vares peaks mõlemat anumat proovima. Aga ei, ta läks otse veega täidetud anuma juurde. Ta ei raisanud üldse aega liivaga anuma juures. Tundus nagu ta juba teaks, et liivatase ei tõuse, ükskõik kui palju kive ta sinna viskab. Ja see üllatas teadlasi veelgi rohkem. Nad otsustasid teha katse veelgi keerulisemaks. Seekord andsid nad varesele valged materjalitükid, mis olid kõik ühe suurused. Aga oli üks probleem. Mõned tükid olid rasked, teised kerged. Kui nad lindu jälgisid, juhtus midagi kummalist. Vares võttis ühe tüki, kasutades oma nokka, nagu ta kaaluks seda kõigepealt. Kui tükk oli raske, viskas ta selle vette. Kui see oli kerge, viskas ta selle lihtsalt kõrvale ja võttis uue. Ta kordas seda ikka ja jälle. Tundus, et ta sai aru, et raske ese vajub põhja ja tõstab veetaset kiiremini. Samas kui kerge ese ei aita eriti palju. See ei ole lihtsalt instinkt. Kaarna tuleb kõigepealt uurida eset, mida ta käes hoiab. Ta peab selle oma mõtetes kaaluma ja otsustada, kas see on tema eesmärgi jaoks kasulik. Teadlaste jaoks on sellist käitumist väga raske seletada, kui ei oleks kõrgetasemelist arusaamist ja probleemide lahendamise võimet. Kuid uurijad ei olnud ikka veel rahul. Nad jätkasid katsetingimuste muutmist. Nad tegid ka laiemad anumaid, mõned olid kitsamad. Veetase oli erineva kõrgusega, kasutati erinevaid materjale. Iga uue väljakutse puhul kordus üks asi ikka ja jälle. Uus-Kaledoonia vares leidis kiiresti õige lahenduse. Mõnikord pidi ta mõne sekundi mõtlema. Aga oli ka kordi, kus tundus, et ta sai probleemist aru juba esimesel pilgul. Ja mida rohkem selliseid katseid tehakse, seda selgemaks saab üks asi.
varese aju võib olla inimese omast väiksem. Aga kui rääkida mõtlemisest, probleemide lahendamisest ja ümbritseva maailma mõistmisest, on see üks parimaid olendeid, mis teaduse poolt on avastatud. Siiski, kuid teadlased ei jäänud siiski pidama. Sel hetkel otsustasid nad teha katse, mis paneks varesed tõeliselt proovile. Nagu nad annaksid sellele väga raske eksami. Selle ette pandi ainult 3 veega anumat. Keskmine neist oli kõige kitsam. Seal hõljus maitsev toit, mida vares tahtis kätte saada. Kuid oli probleem. Vesi oli liiga madalal, nii et ta ei ulatunud oma nokaga sinna. Kõrval olid aga kivid, kuid teadlased valisid nende suuruse meelega nii, et need ei mahuks keskel olevasse kitsasse anumasse. Selle asemel mahtusid need ainult 2 anumasse, mis olid mõlemal poole ääres. Sellel oli põhjus, miks nad nii tegid. Laua all ühendasid nad salaja keskel oleva anuma ja parempoolse anuma toruga. Vasakul olev anum oli aga eraldi ja sel polnud teistega ühendust. See tähendab, et kui visata kivi parempoolsesse anumasse, tõuseb vesi mitte ainult seal, vaid ka keskmises anumas, kus asub toit. Aga kui kivi visata vasakpoolse anumasse, siis keskmises anumas veega midagi ei juhtu. Nüüd on probleem juba keerulisem. Lihtsalt kivi viskamisest enam ei piisa. Vares peab kõigepealt aru saama, millisel anumal on mõju ja millisel mitte. Lihtsamalt öeldes peab ta mõistma põhjus, tagajärg, seost. Alguses proovis vares erinevaid viise, kuid pärast mõningaid katseid tundus, et ta sai millestki aru. Ta hakkas kohe kive viskama õigesse anumasse, mis oli ühendatud keskmisega. Ja iga kivi kukkumisega tõusis vesi aeglaselt, kuni see jõudis toiduni. Kas tundub, et vares läbis lihtsa testi, mis puudutab üht olulist füüsikaprintsiipi? Muidugi ei õppinud ta seda koolis, kuid tema näidatud arusaamine oli muljetavaldav. Nüüd, et sellest paremini aru saada, vaatame tagasi Archimedese loole. Legendide kohaselt märkas ühel päeval, kui iidne Kreeka teadlane ja insener Archimedes vannis käis, ta midagi kummalist. Kui tema keha vette vajus, tõusis või voolas välja sama kogus vett. Just siis tuli talle pähe üks tähtis teaduslik printsiip. Väljatõrjutud vee hulk on võrdne vette kastetud objekti mahuga. Legendi järgi jooksis ta suurest elevusest ringi ja hüüdis Eureka. See sõna tähendab, ma leidsin selle. Ja kui me vaatame katseid, siis tundub, et varesed ei jää sellest arusaamisest kaugele maha. Võib-olla on nad seda põhimõtet juba ammu omal moel teadnud. Eriti Uus-Kaledoonia varesed, keda peetakse vareslaste sugukonna ühtedeks kõige targemateks liikmeteks. Ja kui need veega seotud katsed pole sulle veel eriti muljet avaldanud, siis järgmised katsed üllatavad sind kindlasti. Siin saad veelgi rohkem üllatuda. Järgmised avastused saavad olema üllatavad. Paljude aastate jooksul on teadlased uurinud suuri inimahve. Seetõttu pole tänapäeval enam eriti üllatav, kui näeme ahvi, kes kasutab toiduni jõudmiseks pulka. Aga mõtle sellele, mis siis, kui ahv teeb ise oma tööriista? See oleks juba üsna üllatav. Ja just seda teevadki mõned varesed. Üks põhjusi, miks teadlased hindavad Uus-Kaledoonia vareseid nii kõrgelt, on nende võime ise tööriistu valmistada ja kasutada. Ja mõnikord ajavad nad isegi eksperdid segadusse oma oskustega. Ja just see juhtuski. 2002 aastal jälgisid Oxfordi ülikooli käitumisteadlased üht Uus-Kaledoonia varest, kellele nad panid nimeks Betty. Järgnevast sai üks kuulsamaid loomade intelligentsust käsitlevaid videoid. Patses oli väike toidunõu, mis asetati pika toru sisse. Betty näeb toitu, kuid ta ei ulatu selleni, sest toru on liiga pikk. Talle anti lühike traadijupp. Alguses proovis ta korduvalt poitu selle traadiga kätte saada, kuid ebaõnnestus. Siis näis talle aga üks idee pähe tulevat. Oma nokaga painutas ta traadi konksukujuliseks. Kui see oli valmis, tõmbas ta toidunõu hõlpsasti välja. Ja mis veelgi üllatavam, see polnud juhus. 9 korral 10 kordas ta sama meetodit ka järgnevates katsetes. Selle tõttu tunnustati Bettyt ühe kõige imetlusväärsema linnuna, keda teadlased on uurinud. Kuid teadlaste jaoks oli see alles algus. Nad muutsid eksperimendi taas keerulisemaks. Seekord pidi vares esmalt kasutama lühikest pulka, et kätte saada pikem pulk. Alles siis sai ta kasutada pikka pulka, et toit kätte saada. Tundus, nagu oleks vaja lahendada 2 probleemi, enne kui auhind kätte saadakse. Aga Betty jaoks polnud see probleem.
ta mõistis kiiresti õige sammude järjekorra ja sai toidu kätte. Asja jooksul muutusid katsed veelgi keerulisemaks. Kuid Uus-Kaledoonia varesed näitasid ikka ja jälle oma muljetavaldavat mõtlemisvõimet. Ja oli üks uuring, mis pani teadlaste pead tõeliselt ringi käima. Alice Auersperg Viini ülikoolist ja Alex Katselnik Oxfordi ülikoolist viisid läbi katsete seeria, et teada saada, kas varesed suudavad valmistada tööriistu eraldi osadest. Katses osales 8 Uus-Kaledoonia varest. Alguses anti neile pikk pulk, mida nad said kasutada toidu kättesaamiseks alumast. Nad said ülesandega kergesti hakkama. Kõik 8 varest said edukalt toidu kätte. Seejärel muutsid teadlased olukorda. Nad eemaldasid pikad pulgad. Alles jäid vaid lühikesed pulgad, mis eraldi kasutades polnud kasulikud. Kuid oli üks oluline erinevus. Neid sai kokku panna, et moodustada üks pikem pulk. Oli kitsamaid ja laiemaid tükke. Kui panna kitsas tükk laia sisse, moodustub pikk tööriist. Üllataval kombel tuli 4 8 varesest kohe lahendusele, kuigi keegi polnud neile seda õpetanud. Nad panid tükid kokku, nad tegid pikema pulga ja said toidu kätte, kuid sellega väljakutse ei lõppenud. Teadlased muutsid selle veelgi raskemaks. Katse uues versioonis ei saanud pulki enam otse kokku panna. Nad pidid kasutama spetsiaalset ühendustükki või adapterit, et õige tööriist kokku panna. Ja just siin tuli grupis esile tõeline geenius. Pärast esemete uurimist enda ees mõistis vares, milleks adapterid mõeldud on. Ta ei teinud mitte ainult pikka pulka 3 osast, ta suutis isegi kokku panna veelgi pikema tööriista, kasutades 4 eraldi osa. Paljude teadlaste jaoks on see üks tugevamaid tõendeid selle kohta, et varesed ei tegutse ainult instinktiivselt. Nad planeerivad ja analüüsivad. Ja sellega asi ei piirdu. Varem uskusid teadlased, et ainult inimesed on võimelised tööriistu valmistama. Hiljem avastasid nad, et ka šimpansid suudavad seda teha aja jooksul. Nad arvasid, et ainult inimesed ja šimpansid on võimelised looma keerukamaid tööriistu, mis koosnevad erinevatest osadest. Aga nüüd kuuluvad sellesse nimekirja ka varesed. Kujutage seda ette. Lind suudab erinevaid tükke kokku panna, et luua toimiv tööriist oma eesmärgi saavutamiseks. See on nagu ahv, kes ise tegi väikese tooli, kasutades haamrit ja naelu, kuigi keegi ei õpetanud talle, kuidas seda teha. Sellest hoolimata, mida rohkem teadlased neid uurivad, seda rohkem üllatavaid fakte ilmneb. Aga enne kui me neid avastame, peame kõigepealt vastama küsimusele, miks teadus peaaegu ei pööranud tähelepanu ühele meie planeedi kõige targemale loomaliigile. Paljude aastakümnete jooksul on inimesed märganud, et varesed käituvad kummaliselt. Nad õpivad kiiremini, nad lahendavad probleeme paremini ja nad teevad sageli asju, mida teised linnud tavaliselt ei tee. Kuid hoolimata kõigist neist tähelepanekutest keendusid paljud teadused pikka aega neid nutikateks nimetamast. Sellel oli põhjus. Pikka aega keskendusid mõtlemise ja intelligentsuse uuringud peaaegu täielikult inimesele. Seejärel uuriti primaate, sest mõned ütlevad, et nemad on meie lähimad sugulased loomariigis. Ja hiljem ka teisi imetajaid. On üks asi, mis meil kõigil ühine on, ja see on neokorteks. Neokorteks on ajuosa, mida on juba ammu peetud kõrgema mõtlemise, õppimise, otsuste tegemise ja probleemide lahendamise keskuseks. Lihtsamalt öeldes on see ajuosa, mida oleme juba ammu seostanud intelligentsusega. Aga siin on üks probleem. Lindudel puudub neokorteks. See ei ole sellepärast, et nad oleksid vähem arenenud. See ei ole ka sellepärast, et nad oleksid primitiivsemad. Neil lihtsalt ei ole seda ajuosa. Selle tõttu olid teadlased varem veendunud, et kui pole neokorteksit, pole ka tõelist mõtlemist. Kui neokorteks puudub, on kõik loomategevused ainult instinktidest juhitud. Ja selle uskumise tõttu lõpetasid nad peaaegu igasuguse arutelu lindude intelligentsuse üle, enne kui seda jõuti põhjalikult uurida. Paljude jaoks on kõik, mida varesed teevad, lihtsalt instinkt. Kuid mida rohkem nende käitumist uuriti, seda raskem oli seda seletust uskuda. Üllatavaid probleemilahendusi tuleb järjest rohkem ette. Tööriistade kasutamise tähelepanekuid tuleb järjest juurde ja üha rohkem on tõendeid, mis näitavad, et nende väikeses ajus toimub midagi palju sügavamat. Kuni saabusid laboratoorsed katsed, mida enam ei saanud eirata. Ja tulemused näitasid, et mõned vareste sugukonna liikmed ei jää intelligentsuse poolest maha paljudest imetajatest.
Nad ületavad isegi enamust neist. Mõtle selle peale. Kas suudad ette kujutada rotti, kes valmistab keerulisi tööriistu nagu vares? Aga koera? Isegi paljud koerad ei suuda lahendada mõningaid probleemi lahendamise ülesandeid, millega varesed hakkama saavad. Selle tõttu olid teadlased sunnitud oma vaatenurka muutma. On 3 tõsiasja, mida nad enam eitada ei saa. Esiteks, lindudel puudub neokorteks. Teiseks, imetajatel on neokorteks oluline intelligentsuse jaoks. Ja kolmandaks, lindudel, eriti vareslaste perel, on olemas intelligentsus. Seega on ainult üks loogiline järeldus. Lindude aju ehitus erineb imetajate omast. Nad ei vaja neokorteksit, et olla targad. Neil on oma viis. Ja siin algas üks suurimaid muutusi loomade intelligentsuse uurimises. Kui teadlastel tekkisid kaasaegsemad tehnoloogiad nagu aju pildistamine ja tomograafia, suutsid nad jälgida lindude aju aktiivsust ilma nende koljut avamata. Ja seal avastasid nad üllatava saladuse. Vareste aju on nagu väike superarvuti. Esiteks on nende neuronid väiksemad. Tänu sellele mahub rohkem neuroneid samasse ruumi. Teiseks on nende ajus neuronid väga tihedalt koos. Rohkem närvirakke on paigutatud väiksemasse piirkonda. Ja sellega asi ei piirdu. Teadlased Karli ülikoolist koos Viini ülikooli ja Vanderbilti ülikooli uurijatega avastasid, et neuronite tihedus varesel ja papagoil on peaaegu 2 korda suurem kui ahvidel. Ja see on isegi kuni 4 korda suurem kui rottidel. On veel üks oluline detail. Lisaks sellele, et need on väikesed ja tihedad, on nende neuronitel ka rohkem ühendusi üksteisega. See tähendab, et infovahetus ajus toimub kiiremini. Ja kui kõik need omadused kokku panna, tekib väga tõhus infotöötlussüsteem. See on üks põhjusi, miks varesed suudavad teha asju, mida me varem arvasime, et ainult primaadid suudavad teha. Ja mõnikord on natuke hirmutav mõelda, kui targad nad on. Näiteks, mis oleks, kui ma ütleksin, et on vareseid, kes oskavad kasutada müügiautomaati? Jah, sa kuulsid õigesti. On vareseid, kes on õppinud kasutama masinat, et saada preemiat. Ja see ei ole lihtsalt mingi lihtne trikk. See oli eksperiment, mis tehti selleks, et mõõta, kui kiiresti need linnud suudavad õppida midagi, mida nad looduses kunagi näinud ei ole. Selle testi töötas välja Sarah Gelbert Cambridge'i ülikoolist. Tema eesmärk oli lihtne. Tahtis teada saada, kui kiiresti õpivad varesed, kui neid pannakse täiesti uude olukorda. Ja tulemus oli veel üks tõestus sellest, et varesed võivad olla targemad, kui me arvame. Seda nad tegidki. Nad lõid ülesande, mida on peaaegu võimatu seostada linnu tavapärase eluga. Valitud materjal, paber. Looduses pole ühtegi põhjust, miks vares peaks paberi abil toitu otsima. Seega, kui nad suudavad selle probleemi lahendada, tähendab see, et nad tõesti mõtlevad ega tugine ainult instinktile või varasemale kogemusele. Katse jaoks tegi teadlased lindudele lihtsa müügiautomaadi. Selle mehhanism on järgmine. Kui väikesesse savasse pannakse paberitükk, tuleb preemiaks välja lihatükk. Alguses näidati varesetele, kuidas seda kasutada. Varsti said nad süsteemist kiiresti aru. Nad õppisid, et paber on nagu makse ja liha on selle eest saadav tasu. Aga loomulikult teadlased ei jäänud ikka veel rahule. Nad tegid katse jälle raskemaks. Seekord andsid nad varesetele suuri pabereid, mis ei mahtunud müügiautomaadi pilusse. Et toitu kätte saada, pidid nad kõigepealt välja mõtlema, kuidas see paber pilusse mahutada. Ja juhtunu oli üllatav. Sarah Gelberti sõnul suutis seda peaaegu pool katsealustest. Need olid need, kes ise tulid mõttele paber väiksemateks tükkideks rebida. Keegi ei õpetanud neile seda. Keegi ei näidanud eeskuju. Nad leidsid ise lahenduse. Aga see polnud veel kõige ägedam osa. Teadlased tahtsid teada saada, kas varesed suudavad meeles pidada paberi õiget suurust ka siis, kui neil pole juhiseid. Seetõttu anti igale 8 varesest oma enda müügiautomaat. Iga automaat aktsepteeris ainult kindla suurusega paberit. Kui suurus oli vale, ei saanud nad mingit preemiat. Kui õige, siis said nad liha. Ja mis veelgi üllatavam, lindudele ei näidatud ühtegi näidist ega šablooni. Nad pidid oma mälus täpselt meelde jätma, mis suuruses paber nende enda masina jaoks vaja on. Seejärel pidid nad selle ise valmistama ja nad said sellega hakkama. Nad mäletasid õiget suurust ja suutsid teha täpselt sellise paberi, nagu neil oli vaja, et saada oma preemia. Tegelikult õppisid nad justkui kasutama lihtsat rahavormi ja selle tõttu tekkis teadlastel uus küsimus. Tõesti,
Nad suudavad mõista žetooni kontseptsiooni, mida vahetatakse toidu vastu. Kas nad suudavad ka loendada? Küsimus kõlab nagu nali. Aga teadlased proovisid seda tõsiselt. Tübingeni ülikoolis otsustasid Helen Dietz ja Andreas Nieder uurida, kas varesed tõesti oskavad loendada. Et tulemustes kindel olla, paigaldasid nad 2 varesele spetsiaalsed neuroandurid, et jälgida nende aju aktiivsust katse ajal. Seejärel õpetasid nad lindudele lihtsat mängu ekraanil. Esimesel ekraanil ilmus halli ringi sisse 1–5 musta täppi. Mõne aja pärast need kadusid. Seejärel ilmus uus pilt. Kui täppide arv uuel pildil oli sama, mis esimesel, pidi vares ekraani nokkima. Kui vastus oli õige, sai ta sellise preemia. Siin on üks oluline detail. Neile ei näidatud numbreid 1, 2, 3, 4 ega 5. Ainult täpid olid näha ja igas katses olid täppide suurus ja asukoht erinevad, et nad ei saaks pilti ära tunda ainult selle kuju järgi. Teisisõnu, nad pidid tõesti lugema. Ja tulemus oli üllatav. Umbes 75% juhtudest vastasid varesed õigesti. See on palju parem kui lihtsalt juhuslikult arvata, kus oleks vaid 50% võimalus. Nad eksisid sagedamini siis, kui täppe oli 4 või 5. Mida rohkem oli vaja lugeda, seda raskemaks see nende jaoks muutus. Ja teadlaste jaoks on see oluline märk sellest, et nad tõesti loevad ega arva lihtsalt juhuslikult. Kõige selle toimumise ajal avastati veel üks hämmastav asi. Sensorid jälgisid umbes 500 neuroni aktiivsust lindude ajus. Ja selgus, et neist neuronitest peaaegu 100, nende aktiivsus muutub sõltuvalt sellest, kui palju täppe vares näeb. On neuroneid, mis näevad olevat spetsialiseerunud just arvule 1. Teised neuronid on aktiivsemad siis, kui loendatakse 2 või enamat. Nende ajul näib olevat omaenda loendussüsteem. Veelgi üllatavam on see, et nende neuronite tööviis sarnaneb protsessidega, mida nähakse ka primaatide ajus. Ja pidagem meeles, lindude ja ahvide ajuehitus on täiesti erinev, kuid sellest hoolimata on mõlemad suutnud välja arendada viisi, kuidas numbreid mõista. Ja kui sa arvad, et see oli juba kõige muljetavaldavam osa, siis oota veel, sest järgmine eksperiment puudutab võimet, mida teadlased on kaua arvanud olevat ainult inimestel. Seda nimetatakse rekursiooniks. Kui oled tarkvarainsener või lingvist, siis oled ilmselt selle terminiga tuttav. Aga et seda lihtsamini mõista, mõtleme ühele lihtsale lausele. Näiteks ütles Catherine Johnile, et Susan sõi ära jäätise, mille ta ostis. Selles lauses on idee, mis on peidetud teise idee sisse. Ja selle sees on veel üks. See on väike seos. See on lihtne näide rekursioonist. See on võime mõista kattuvat infot ja jälgida, kes mida teeb. See on inimkeelte jaoks väga oluline. Ilma selleta oleks väga raske moodustada pikki lauseid ja keerulisi ideid. Aga isegi inimestel on siin piirangud. Kui lause on liiga pikk ja liiga palju kattuvaid detaile, siis läheme ka meie segadusse. Seepärast peame mõnikord lugemist kordama, kui meil on raskusi. See lõik on raske, et mõista selle tähendust. Pikka aega uskusid teadlased, et ainult inimestel on võime rekursiooni mõista. Nad uskusid, et teistel loomadel puudub piisavalt mälu ja töötlemisvõimsust, et seda teha. Kuid kõik muutus 2020 aastal, kui Ameerika bioloogid avastasid katsete seerias, et mitte ainult inimesed ei suuda mõista rekursiooni lihtsat vormi. Nad katsetasid seda ahvide peal. Muidugi ei antud neile pikki lauseid Catherine'i, Johni ja Susani kohta. Selle asemel kasutati lihtsamaid sümboleid, erinevat tüüpi sulgusid. Katsealused pidid sulud õigesse järjekorda seadma, et saada sellist preemiat. See on nagu rekursiooni kõige lihtsam versioon, mida saab eksperimendis teha. Täiskasvanud inimesed lahendasid selle lihtsalt. Aga umbes 3–4-aastased lapsed eksisid peaaegu pooltel katsetel. Ja siin muutusid tulemused huvitavamaks. Täiskasvanud ahvid saavutasid peaaegu sama tulemuse nagu need lapsed. Kuigi neil kulus mängureeglite õppimiseks rohkem aega, näitasid nad, et suudavad samuti mõista rekursiooni põhikontseptsiooni. Siinkohal hakkasid teadlased küsima, et kui ahvid suudavad seda, kas siis ka varesed suudavad seda teha?